Tere tulemast tagasi 5. moodulisse. See on teine õppetund, digitaaltooted. Esimeses õppetunnis oli passiivne tulu meie mudeli ülemine kiht. Digitaaltooted on see, kuidas sa selle kihi ehitad. Tee midagi üks kord, seejärel müü seda ikka ja jälle, süveneme. Alustame sellest, miks digitaaltooted on nii suur asi. Digitaaltoode on mis tahes loomevara, mille edastad elektrooniliselt. Mail, juhend, eelseade, kursus, lugu, prinditav fail. Sa teed selle üks kord, seejärel müüd seda ikka ja jälle, ilma täiendava tootmiskuluta. Mõtle, mida see tähendab. 10 müük ja 10 000 ei maksa sulle valmistamisel midagi juurde. Sinu pood on avatud kell 3 öösel, puhkusel ja haiguspäeval. Ja see on ehitatud tööst, mida sa juba teed. Sinu olemasolev oskus on toormaterjal. See on kõige skaleeritavam samm, mida loometöö professionaal saab teha. Erinevuse tunnetamiseks võrdle 2 töötamisviisi. Ilma digitaaltoodeteta on sinu tulu piiratud tundidega, mida suudad töötada. Sa ei teeni midagi, kui oled haige, eemal või tööde vahel. Sinu kliendid on enamasti kohalikud ja sa ajad alati järgmist taga. Digitaaltoodetega toimub müük siis, kui magad, töötad või puhkad. Tulu jätkub isegi siis, kui sa ei tööta. Sa jõuad ülemaailmse publikuni esimesest päevast. Ja iga müük ei vaja uut tagaajamist. Sa liigud oma tundide müümiselt, varade müümisele, mis töötavad sinu eest. Siin on päris avamine ja see on suurem kui mugavus. Geograafia, võrgustik ja kapital 3 asja, mis varem loomekarjääri väravaid valvasid, muutuvad ebaoluliseks. Väikelinna disainer müüb Londonisse, Berliini ja New Yorki, täpselt samal platvormil kui kõik teised. Selle asemel loeb lihtsalt kvaliteet ja leitavus. Kas suudad teha midagi head ja kas ostjad leiavad selle üles? See ongi nüüd kogu mäng. Peatume korraks selle ülemaailmse punkti juures, sest see muudab sinu strateegiat. Hetkel, mil sinu toode on veebis, on kogu maailm potentsiaalne klient. Sa ei ole enam piiratud sellega, kes juhtub sinu lähedal elama. Üks toode teenindab iga ajavendit, ostja Tokyos ja ostja Torontos jõuavad täpselt sama kuulutuseni. Ja pikk saba leiab sind üles, isegi kitsas nišitoode leiab piisavalt ostjaid, kui sinu turuks on kogu internet. Arvustused liiguvad samuti, õnnelik ostja kusagil muudab järgmise müügi kõikjal tõenäolisemaks. Sa vahetad väikese kohaliku turu tohutu ülemaailmse vastu, loometöö jaoks on see märkimisväärne tehing. Nii et mida sa tegelikult müüa saaksid? Siin on 6 tüüpi, üks neist sobib sinu valdkonnaga just praegu. 1. Mailid ja ressursid, Canva mailid, paigutused, eelseaded, meeleolutahvlid. Müü neid Etsis, Creative Marketis või Gumroadis. 2. Hariv sisu. Juhendid, raamatud, õpetused, minikursused, Gumroadis, Diafablis või Patreonis. 3. Stokk ja litsentsitud materjalid, fotokomplektid, illustratsioonid, muusika, videokaadrid, Adobe Stockis või Shutterstockis. 4. Prinditav kunst ja disain, seinakunst, planeerijad, kaardid, kus ostja prindib kodus. 5. Heli ja muusika, lood, loopid, heliefektid ja samplipaketid. 6. Tööriistad ja komplektid, Noitioni mailid, brändikomplektid, materjalipaketid. Otsi loomulikku toodet, mis peitub töös, mida sa juba teed. Nii et kus sa tegelikult kuulutad, sul on 2 laia valikut. Esimene valik, turuplats sisse ehitatud ostjatega. Teine valik, oma pood parema marginaali ja täieliku kontrolliga. Enamik peaks alustama esimesest, siin on platvormid, mida tasub teada. Etsi toob sisse ehitatud ostjad käsitööle, prinditavale kaubale ja kunstile, väikese kuulutus ja müügitasu eest. Gumroad on lihtsaim kodu digitaalsetele failidele, sellel pole oma publikut, kuid seadistamine on vaevatu. Creative Market jõuab disainiteadliku seltskonnani, kes otsib malle, fonte ja graafikat. Diafable ja Poidia on spetsiaalselt kursuste jaoks loodud. Patreon on korduva toetuse ja ainult liikmetele mõeldud sisu jaoks. Ja sinu enda veebisait annab parima marginaali ja täieliku kontrolli, parim on ühendada see turuplatsi haardega. Reegel, alusta sealt, kus ostjad juba on. Liigu oma poodi, kui inimesed sind nimepidi otsivad. Ideed on lihtsad. Muudame ühe müükideks lihtsa 4-sammulise vooga. Esimene samm, valideeri, otsi oma ideed Etsist ja Gumroadist. Kui konkurendid juba müüvad, on see tõestatud nõudlus, hea märk, mitte halb. Loe nende arvustusi, et näha, mida saad paremini teha. Teine samm, ehita miinimum. Tee väikseim versioon, mis pakub tõelist väärtust. 10 mailipakett, mis valmib, võidab 50 mailipaketi, mis kunagi ei valmi. 3. samm, hinnasta õigesti. Küsi tasu probleemi eest, mille lahendad, mitte tundide eest, mille kulutasid. Sisenemistooted 5–25 eurot. Põhi,
25–100, premium 100 ja rohkem. 4. samm, saa oma esimesed 10 müüki. Kirjuta 10 inimesele, kellele see tõeliselt kasuks tuleks, jaga oma loomeprotsessi. Ja eelmine enne valmimist, isegi 5 eelmüüki tõestavad, et idee on päris. Pea meeles, valmis võidab täiusliku, saada välja väike versioon, seejärel paranda seda päris tagasisidega. Enne kui valad ehitamisse tunde, veendu, et idee tegelikult müüb, otsi liitmärki. 1. Konkurendid teevad juba müüke. Olemasolevad müüjad arvustustega tõestavad, et inimesed maksavad. See on roheline tuli, mitte sein. 2. Nende arvustused paluvad rohkem või paremat. Kaebused konkurendi arvustustes on sinu tootekaart, kätte antud tasuta. 3. See lahendab ühe kindla probleemi. Instagrami mailid pagariäridele võidavad üldised sotsiaalmeedia mailid iga kord. 4. Sa suudad selle sel nädalal teha. Kui miinimumversioon vajab kuid, on see valideerimiseks liiga suur, vähenda seda. 5. Ja kõige tugevam kõigist. Inimesed teevad eeltellimusi. 5 eelmüüki ühest lihtsast sõnumist ütleb sulle kõik. Pea meeles, iga tõestatud idee, mille tegelikult välja saadad, võidab hiilgava, testimata idee, mida sa ei saada. Veel üks sõna hinna kohta, sest enamik loojaid eksib selles rängalt. Enamik hinnastab 3–5 korda liiga madalalt. Nad ankurduvad kulunud aja, mitte edastatud väärtuse külge. Sama fail võib elada 3 tasandil. Sisenemistoode 5–25 eurot, üksikmall, väike pakett, lihtne esimene jah. Põhitoode 25–100, täielik komplekt, mis lahendab kindla probleemi algusest lõpuni. Ja premium toode, üle 100 terviklik süsteem, kursus või litsents äriliste õigustega. Siin on põhimõte, ajapõhine hinnastamine karistab sind kiiremaks muutumise eest, väärtuspõhine hinnastamine premeerib tulemust. Enne tasu kaitseme sind 4 lõksu eest, mis uputavad enamiku esimesi tooteid. Esimene lõks, lõputu lihvimine. Lõputu näppimine on tavaliselt hirm maskeeringus, saada välja piisavalt hea tasemel, seejärel paranda seda otse. Teine, hinnastamine turvatunde pärast. Närvidest, mitte väärtusest seatud hind piirab vaikselt kõike, mida sa kunagi teenid. 3. Meiliaadressi kogumise puudumine. Müük ilma meilita on lihtsalt võõras, kes sulle korra maksis. Anna ostjatele alati põhjust tellida. 4. Ühe ja valmis mõtlemine. Sinu teine toode müüb enamasti sinu esimese toote ostjatele. Nii et planeeri väike valik, mitte üksik hitt. Pane tähele, et iga lõks on mõtteviis, mitte oskuslünk. Nimeta need nüüd ja väldid neid hiljem. Lõpetame tasuga ja sellega, kuidas sinna tegelikult jõuda. Kui toode on kord üleval ja leitav, teenib see edasi ilma sinu täiendava tööta. See ongi selle mudeli kogu mõte. Kuid ära püüa riiulit üleöö ehitada, alusta ühega. Üksik hästi tehtud toode võidab 10 poolikut ideed iga kord. Seejärel lase sellel liituda. Iga toode toidab sinu meililisti ja aitab müüa järgmise. Ja investeeri aeg tagasi. Passiivne tulu ostab tagasi tunnid, mida vajad järgmise vara loomiseks. Üks toode ei muuda sinu elu, kuid riiuli täis neid, vaikselt müües, muudab kindlasti. Järgmises õppetunnis paneme need tooted päris poodi eelkaubandus. See oligi teine õppetund. Digitaaltooteid tehakse üks kord ja müüakse korduvalt, kustutades geograafia, võrgustiku ja kapitali piirid. Sa kohtasid 6 tootetüüpi ning valideeri, ehita, hinnasta, müü voogu. Seda projekti rahastab Euroopa Liit. Näeme 3. õppetunnis.